kuidas soolõimet oma töös rakendada. Soolõime tegemiseks tuleb sarnaselt poliitika kujundamisele astuda 5 sammu. Kõik sammud on olulised ja nõuavad järjepidevust. Soolõime juurutamise käigus saab sellest sinu organisatsiooni tööprotsesside loomulik osa. Vaatame iga sammu lähemalt. Soolõimega tuleks alustada poliitika kujundamise esimeses etapis. Seda tõenäolisem on, et tulemuseks on sootundlik poliitika. Ettevalmistamise etapis tee kindlaks probleemid ja keerukused ning vii läbi sooline analüüs. Selgita välja soolised erinevused ning ebavõrdsuse korral ka selle põhjused. Kaardista meeste ja naiste tegelik olukord mitte ainult soo, vaid ka teiste tunnuste, näiteks vanuse ja rahvuse lõikes. Seejärel sea eesmärgid ja sihtrühmad ning leia lahendused. Analüüsi lahenduste mõju meestele ja naistele. Mõnikord võib olla asjakohane hinnata mõju levinud soolise ebavõrdsuse näitajatele nagu sooline segregatsioon ja palgalõhe. Vajadusel sõnasta püstitatud eesmärgid ümber. Järgmises etapis vali välja sekkumised, mis aitaksid kaasa poliitika eesmärgi saavutamisele ja ebavõrdsuse vähendamisele. Sea sekkumistele selged ja mõõdetavad eesmärgid ning mõõdikud nende seiramiseks. Sealhulgas mõõdikud mõju hindamiseks naistele ja meestele. Analüüsi, milliseid tulemusi sekkumise rakendamine võiks anda. Kuna sekkumine on tavaliselt suunatud muutusele, saad selle edukust mõõta indikaatorite abil. Indikaatorid võivad mõõta nii poliitika väljundeid, tulemusi kui ka mõju. Võimalusel kasuta soolise mõju hindamise meetodit, see tähendab poliitikameetme võimalike tagajärgede hindamist läbi niinimetatud sooprillide. Ehk kuidas hakkab muutuma naiste ja meeste olukord ühiskonnas. Ka eelarveid peaks analüüsima sootundlikult. Nii suurendad raha kasutamise läbipaistvust ning kontrollid, kas eelarve eraldistel on soovitud mõju. Kui viid ellu projektitaotlusvooru või avalikku hanget, siis jälgi, et sugu oleks lõimitud ka sinna. Näiteks sea projekti eesmärkides, metoodikas ja tegevustes soolise võrdsuse aspektiga arvestamine üheks hindamise kriteeriumiks. Sekkumise rakendamise etapis jälgi, kas kõik seire ja hindamisega tegelevad kolleegid ja projektitaotlusvoorude või hangete hindamiskomisjoni liikmed on soolise võrdsuse eesmärgist teadlikud. Kui ei ole, siis korralda nende informeerimiseks koosolek või soolise võrdsuse teemaline koolitus. Vajadusel kaasa soolise võrdsuse eksperte. Kui planeerid avalikkust oma sekkumisest teavitada, jälgi, et pressiteadetes ja muudes tekstides ei oleks seksistlikku keelekasutust või soostereotüüpseid väljendeid. Üritusi ja konverentse korraldades proovi tagada, et esinejate seas oleks nii naisi kui ka mehi. Soolise võrdsuse eesmärgi täitmist tuleb järjepidevalt seirata. See võimaldab jälgida tehtud edusamme ning vajadusel leida lahendusi esile kerkinud raskustele. Seiramine annab sissevaate, mis töötab hästi ja mis mitte. Edusammude hindamiseks saad kasutada välja valitud mõõdikuid. Mõõdikute kasutamiseks kogu andmeid soo lõikes ning analüüsi, kas ja mil määral on sekkumise rakendamisel liigutud soolise võrdsuse eesmärgi suunas ning kas midagi vajab muutmist. Vii sisse vajalikke muudatusi ja kõrvalda lüngad. Kui koordineerid projektitaotlusvooru või hanget, siis jälgi, et projektides lubatud soolist võrdsust edendavad tegevused oleksid ellu viidud ja tulemused kajastatud aruandluses. Viimases etapis tuleb hinnata soolise võrdsuse põhimõttega arvestamist. Analüüsi, kas ja kuidas on kasutatud soolõime strateegiat poliitika kujundamise etappides ning milline oli poliitika mõju soolise võrdsuse aspektist. Hindamisel kasuta kogutud andmeid ja teisi sekkumisi jooksul saadud teadmisi. Kaasa selles etapis soolise võrdsuse teemadega kursis olevad hindajad, kes oskavad soolise võrdsuse lõimida hindamisküsimustesse ja meetodisse.